Kuidas siin on mingi klaver pandud ette lausa ja ma loodan haakuda eelmiste kõnelejatega. Ja mis Rooma klubisse puutub, siis mul alati tuleb niisugune julge väide, et tädi Maali ei sure mitte kunagi. Rooma klubi kliitikud ütlevad ju, et eks ole. Ennustate, kõik läheb, aga mitte midagi pole juhtunud, mingit katastroofi pole olnud. Tädi Maali on mitu korda raskelt haige olnud ja te räägite, et nüüd sureb kohe. Ei surnud, järelikult tädi Maali ei sure kunagi. Rooma klubil ei ole õigus ja mitte midagi hullu ei juhtu. Kunagi kuskil olen märkusena kirjutanud, et näiteks psühholoogial on igasuguseid alldistsipliine ja neid teadusi on maailmas väga palju. Aga ma ei ole märganud, et oleks eridistsipliinina olemas asja, mida ma nimetaksin morioloogiaks. See on rumalus. Rumaluse uurimine. Mis asi on rumalus? Hakkame mõtlema, siis aga sellel ei ole nii lihtne vastata. Kas see on lihtsalt mitte teadmine või on see mingisugune tahtmine mitte teadmine? Siin oleks juba nii filosoofia plaanis midagi väga palju vaadata. Ja ma just lugesin kodus ja muidugi ei jõudnud läbi lugeda, sest see raamat on ligi 500 lehekülge Nikolai Danilevski, Venemaa ja Euroopa. Ja see raamat on õpetlik, ma arvan, et sellel raamatul on selge seos või sellel ideoloogial, mida tema esindab. Praeguse Venemaa. Venemaal on palju ideoloogiaid, aga ühega nendest. Selle nimetame seda siis imperialismiks või mis on ühelt poolt seotud slavofiilsusega, teiselt poolt selle kahjuga enam-vähem 100 aastat vana Euraasia ideoloogiaga, mida esindas näiteks Lev Gumiljov ja millel on ka praegu palju pooldajaid. Ja need asjad on seotud geopoliitikaga kindlasti, aga teiselt poolt Danilevskit on peetud mingil määral Spengleri eelkäijaks ja nad pannakse ühte lahtrisse. Ameerika antropoloog Alfred Gröber on kirjutanud raamatu, kus ta siis võtab Danilevski, Spengleri ja Toynbee teooriad nagu lühidalt kokku. Danilevski on meie jaoks võib-olla huvitav sellepärast, et eluloo andmetel väidetakse, et tema olevat saanud koolitust kellegi Schultzi või Schmaltzi pensionis linnas nimega Verro, mis lõhnab kahtlaselt Võru järele. Ja hiljem on tema olnud Karl Ernst von Behri lähedane kaastööline ja koos Behriga teinud uurimisretki Venemaa avarustes. Aga Danilevski esindab seisukohta, et maailmas väga Spengleri taoline on olemas mingid tsivilisatsioonid, mingid kultuurikompleksid, mis arenevad omaette ja nende niisugust ühist ajalugu, ühist maailma ajalugu nagu ei ole olemas, on igal on oma ajalugu, omad arenguseadused. Danilevski oli loodusteadlane ja Behri kaastööline ja vist lausa lähedane inimene Behrile ja see seletab mõndagi. Tõesõnaga on olemas Hiina tsivilisatsioon, siis on olemas mingi islami tsivilisatsioon, siis see Lääne-Euroopa, kristlik või postkristlik ja India, ja siis võtame mingid, mida ka Danilevski leiab, et oleks võinud välja kujuneda vanas Ameerikas, Peruu ja Mehhiko omad, mis aga hävitati ja ei saanud välja areneda. Aga need on kuidagi viisi omaette nagu isoleeritud ja arenevad oma seaduste järgi. Nii Spengler kui Danilevski ilmselt alahindavad nende tsivilisatsioonide omavahelisi sidemeid ja mõjusid, kuigi nad neid tunnistavad. Aga ma ütleksin, et mõlemad teoreetikud ja mõlemad ajaloofilosoofid
tegelikult mingil määral lükkavad iseenda ümber, sest nende teosed, needsamad ülevaated maailma tsivilisatsioonidest ju ise tõusevad kõrgemale selle ühe tsivilisatsiooni piiridest ja hakkavad vaatama ikkagi tervikut. Nii et selles mõttes on siin mingisugune päris huvitav vastuolulisus. Spengleri ja Danilevski järgi on siis tsivilisatsioonil on oma noorus, oma kasvamise aeg ja vaat siin geopoliitika tuleks mängu ja leiaks, et siis tehakse suuri vallutusi, siis luuakse impeeriumi, alistatakse teisi rahvaid ja valitsetakse nende üle ja hiljem tuleb seisak, enam ei vallutata, siis tekivad juba sisemised probleemid, kultuur selles mõttes, mis me praegu kasutame, ajalehe Sirp või Kultuuriministeeriumi poolt kasutatavas mõttes, et see siis ka kuidagi tardub ja muutub, hakkab iseennast kordama, midagi loovust ja vähemaks, midagi uut eriti ei juhtu. Ja see on minu jaoks nende ajaloofilosoofide üks kõige nõrgemaid kohti. Ja võib rääkida, et Hiinas oli mingisugune tardumine ja täielik seisak 18–19 sajand. Ja me teame, minu põlvkond teab hästi, kuidas räägiti lääne kultuuri mandumisest ja lääne ühiskonna mandumisest. Ja selle mandumise nähtusena mõnikord vaadati juba 20. sajandi alguse mitmesuguseid kunstivoole ja muud, kus tegelikult Euroopas just mingil määral oli just väga võimas loovuse ja uuenduse puhang, mis tegelikult haaras ka suuresti vene kultuuri, kui me vaatame seda, mis toimus 20. sajandi alguses Venemaal. Nii et selline vaade tsivilisatsioonidele ja kultuuridele on minu meelest kahtlane ja mõneski asjas ei pea paika. Ka Toynbee, mida ma noores põlves hoolega lugesin, Toynbee arendab selle asja, ta püüab tõesti töötada väga korrektselt ja kasutada tõesti andmeid ja mitte tegelda filosofeerimisega selle üle, mis on progressiivne, mis regressiivne, mis on tardumuslik ja mis on innovatiivne, vaid ta võtab tõesti konkreetsed asjad. Aga geopoliitikaga on asjad tõsisemad. Ja võib-olla eelkõnelejad, ma ei tea, ma ei saa päris nõus olla sellega, et siin on vastakuti ühelt poolt selline natuke vanamoodne, puhas klassikaline geopoliitiline suhtumine, umbes nii, et meil on vaja eluruumi ja meil on vaja mõjusfääre, ja teiselt poolt on see, mida Eestis nimetatakse väärtuspõhiseks poliitikaks. Ameerika poliitika väärtuspõhisus, see kõik kõlab ja paistab väga ilusalt, aga kui mõelda sellele, oli see 2003, kui võeti vastu Vilniuse deklaratsioon, kus Eesti ja teised ida-eurooplased ja ida- ja kesk-eurooplased niimoodi avaldasid palavat toetust Ameerika seltsimeeste initsiatiividele ja kirjutasid alla sellele, muuhulgas ka väitele, et ei ole mingit kahtlust, et Iraanil on massihävitusrelvad. Ühesõnaga anti omalt poolt julgustust ja hääkskiitu Ameerika peatselt algavale sõjalisele sekkumisele Iraagis. Minu jaoks see samm tähendas Eesti osalist loobumist iseseisvuses ja seda tehti väga jõhkra Ameerika surve tulemusel. Asjaosalised ise kirjutasid sellest ilusti, kuidas, kes helistas Tallinnasse ja vist oli Välisministeeriumi, Siim Kallas oli vist välisminister ja siis leiti, et kui me ei kirjuta, siis saame suure malakaga kõvasti vastu päed. Kui me kirjutame alla, siis saame mõne väikse malakaga nõrgemini. Seal
ja Chirac ütles midagi inetut meie vastu ja veel teised, aga midagi hullu ei juhtunud. Ja ma olen mõelnud, et on olemas nagu 3 sorti võimu. On poliitiline võim, mis esimees Mao järgi on püssisuus. Kui ma panen püssi või Nõukogude Liidus oli nagaad, see põhirelv, mis pandi kuklasse ja siis kas vajutati päästikule või mitte, see on võim. Võim inimese elu ja saatuse üle. Siis on olemas majanduslik võim. See, mida praegu lääs kasutab Venemaa vastu, sanktsioonid. Majanduslik võim, näiteks me võime, kui meil on monopol, tõstame hinda ja nii edasi. Ja siis on ideoloogiline võim. Ja ideoloogiline võim on maailmas suutnud päris palju teha. Omal ajal sotsialistlik, kommunistlik ideoloogia, mis pani inimesed tegutsema ja kannatama suuri raskusi, oli see siis helge tuleviku nimel. Muidugi selle helge tuleviku asemel üsna varsti ja üsna võimsalt astus mängu seltsimees Mauser või Nagel, kuidas teda keegi nimetab. Aga ka praegu selles samas nimetatud islamimaailmas toimuvas ei saa kuidagi viisi ignoreerida selle islami enda ideoloogilist võimu, mis sageli ületab majanduslikku ja ületab poliitilise võimu ja suudab ise hakata niimoodi suunama juba poliitilist võimu, neid samu püssitorusid oma huvides. Geopoliitikat on mulle õpetanud päris palju tänapäeva vaatekohast selline internetis kättesaadav, aga küll tasuline sait nimega stratfor.com. Strategic Forecast Institute Austinis, Texases, mida juhib Ungari juut George Friedman või Friedman George, mis ta võis noorena olla. Teine silmapaistev Budapesti juut Sorosi kõrval. Ja nendel mõned asjad lähevad mõnikord päris hästi täkkesse. See oli vist 2009, kui selles Friedmani netipublikatsioonis ilmus, ma arvan, tema enda arutlus selle üle, puhas geopoliitiline arutlus selle üle, mida Venemaa talub ja mida ta ei talu, kus on Venemaa jaoks punane joon. Ja punane joon, ta väitis, on Ukraina. Kui Ukraina peaks sattuma siis sellesse, mida me võime nimetada lääne mõjusfääriks või ühesõnaga liituma Euroopa Liiduga, astuma NATOsse, ühesõnaga kui tekib potentsiaalne, tekib võimalus, et Ukrainas asuvad mõne lääneriigi väed, ütleme NATO väed, NATO baasid, siis see Friedmani meelest oleks midagi, mille puhul Venemaa igal juhul reageerib valimata vahetuid. 4-5 aastat hiljem midagi sellist ka juhtus. Friedman seletab Venemaa olukorda niimoodi, et Venemaa on tasandik, üks suur lausk maa, kus ei ole, mida geopoliitikud räägivad loomulikest piiridest, et Venemaal neid loomulikke piire on väga raske leida. Mingil määral üks selline piir on Kaukaasia, Kaukasuse mäeahelikud ja seal, nagu me teame, enam-vähem see Vene impeeriumi piir ka pidama jäi. Lääne pool kuskil Karpaatide kandis, aga põhja pool Karpaate on asi segane. Ja selle tõttu juba Katariina ajal, kas isegi Katariina ise ei ole öelnud, et kuna meil ei ole selgeid piire, siis me peame neid piire nihutama kogu aeg. Ja Friedman seletab, et kuidagi Venemaa geograafia dikteerib seda, et Venemaa peab sellel tasasel maal oma piire nihutama nii kaugele kui võimalik. Ja muidugi see ei ole nüüd Friedmani mõte enam, aga
no iga asjaga võib minna üle piiri, ka piiride nihutamisega, ja tulemus on see, et ei jõuta neid piire enam hoida. Ja selle tulemus on see, mis juhtus siis 80. aastatel, kui Vene impeerium kolinal veeres tagasi veel Peetri eelsetesse piiridesse peaaegu. Ja see teatav revanšistlik meeleolu Venemaal on kahtlemata suuresti sellest sünnitatud, aga selle taga on ka teatav niisugune ratsionaalne kaalutlus, et me teame, Saksa tankiarmeed liikusid ju väga kiiresti ja väga tõhusalt, ja Moskvast palju ei puudunud. Moskvas ju enam-vähem isegi mõned asutused ei jõudnud oma pabereid põletada, vaid need lendasid tuulega laiali mööda tänavaid. Ja üks Iisraeli, ta nimetatakse endiseks luurajaks, Jakob Kedmi, teda on Iisraeli venekeelse televisiooni saitidel on võimalik jälgida, ja tema on ajanud umbes sedasama juttu. Jakob Kedmi on tema praegune nimi, tema varasem nimi oli, kui mitte Ivanov või Mihhailov, siis midagi väga selle lähedast. Nii et ta on Venemaalt pärit või Ukrainast. Ja tema ütleb, et kui peaks olema Ukrainas näiteks NATO baasid või lennuväljad või raketid, siis kogu Venemaa raketitõrjesüsteem muutub mõttetuks, ta enam ei täida oma sihti. Mina ei ole nende asjade asjatundja ega arvustaja, ma lihtsalt toon ära need väited. Ja kui nüüd tulla tagasi natuke jälle nende Spenglerite, Danilevskite ja Toynbeede juurde, siis, aga samal ajal ka geopoliitika juurde, siis kahtlemata geograafia määrab väga palju riigi saatust, poliitikat, tema suundumise, sedasama, et kui riigil on sellised hääd loomulikud piirid, siis ta ei pea sedamoodi neid nihutama. Eriti hea on, kui riik on saar, näiteks Suurbritannia või Island, mis on maailmapoliitika ja ajaloo peavoolust jäänud väga kõvasti kõrvale. Aga Friedmani järgi ka Ameerika, praegune Põhja-Ameerika on mingil määral saar, millel on ühelt poolt suurepärased ligipääsud maailma meredele. Teiselt poolt ei ole tal lähikonnas ühtegi niisugust ohtlikku võimalikku vastast. Mehhikost esialgu asja ei ole ja Kanadast ammugi mitte, nii et Ameerika võib suhteliselt vähe kulutada ressursse oma enda riigi vahetuks kaitsmiseks, oma piiride kaitsmiseks ja selle arvelt tegeleda muude asjadega laiemas maailmas. Aga teisalt, kui geograafia määrab midagi, siis ka tegelikult inimesed mõjutab väga tugevasti geograafiat. Ja praegu see ei ole ainult Rooma klubi asi, vaid sellest räägivad juba igasugused klubid ja mõttekojad, mida siis inimkond teeb planeediga, oma keskkonnaga ja kuidas see hakkab mõjutama meie saatust ja meie tulevast poliitikat. Veevarude ammendumine näiteks praeguses Iisraeli, Palestiina, Jordaania, Liibanoni piirkonnas ennustatakse, et seal, aga mitte ainult seal, vaid juba ka Niiluse vesikonnas, rääkimata Tigrisest ja Eufratist, osa sõjalisi konflikte kas on juba sellest tingitud või saavad olema. Nii et inimene ise muudab keskkonda ja selle tulemusena peab arvestama
iseenda tegevuse tagasimõjudega, nii-öelda geopoliitiline tagasiside. On ju selgelt olemas tsivilisatsioone, mis on sel kombel iseennast peaaegu et hävitanud. Arvatavasti see Põhja-Indias, praeguses Pakistanis suuresti olnud Mohenjo-Daro kultuuriks nimetatud ja ilmselt väga tugeva riigi rajanud tsivilisatsioon hävis arvatavasti selle tõttu, et nad ekspluateerisid üle oma ressursse, hävitati metsi, erosioon, üleujutused ja muu selle taoline ja selle tulemusena ei suudetud enam seda tsivilisatsiooni sellel tasemel ülal pidada. Maailmas on mõnevõrra laineid löönud Jared Diamondi raamat nimega Kollaps, kus üks võib-olla kõige rohkem vastuhääli ja kriitikat leidnud kirjutis räägib Lihavõtte saarest, nende omakeeles Rapa Nuist, ja kirjeldab seda, kuidas inimesed sinna saabudes hävitasid metsad, no osalt hävitati metsi sellepärast, et saada ümmargusi palke hiigla kivikujude veeretamiseks. Ja kui metsad olid ükskord hävitatud, siis erosioon hävitas suuresti põllumaa, saagikus langes ja nii edasi ja nii edasi. Rahva arv langes, hakkas õilmitsema kannibalism ja kõik muud asjad. Ma ei ole jällegi asjatundja, aga mulle tundub, et Diamondi kriitikud, kes siin lähtuvad siiski kahtlaselt palju sellest, ütleme, poliitkorrektsusest, sest ei ole nagu soliidne tänapäeval läänemaailmas rääkida sellest, et mingisugused põlisrahvad, polüneeslased oleksid olnud nii ebakultuursed või nende kultuur oleks olnud selline, mis oleks hävitanud nende keskkonna ja veel vähem sobib rääkida sellest, et nad olid suuresti kannibalid. Põrkasin ise kokku selle probleemiga Uus-Meremaal, kus sel teemal üldiselt eriti ei ole viisakas rääkida. Omavahel niimoodi, jah. Õlleklaasi taga võib tuttavatega. Alternatiivne teooria on see, et inimestega koos tulid rotid, hiired ja need rotid, hiired hävitasid metsad ja nii edasi. Aga ka siin on see inimfaktor on oluline ja teiselt poolt võimalus rottide ja hiirtega kuidagi viisi võidelda, aga see selleks. Aga see toob mõttele seesama poliitkorrektsus ja muu, mis ka meil vaikselt juurduma hakkab mõnes valdkonnas, aga esialgu veel ei ole asi väga kaugele jõudnud. Ja siin tahes või tahtmata mõtlen ma jälle Spenglerile ja Danilevskile ja sellele, mis ma lugesin Vana-Kreeka kohta. Nimelt omal ajal Kreeka kultuuri õitsa ajal barbarisete suhtuti nii nagu barbaritesse. Barbar tähendab ju inimest, kes ei räägi korralikku inimkeelt, vaid midagi möliseb, pladiseb, pariseb. See suhtumine muutus juba hellenistlikul ajal, hakati barbareid imetlema ja tekkis niisugune väga tugev hellenistliku tsivilisatsiooni enesekriitika ja võib-olla see mingil määral oli ka üks põhjus, mis aitas kristluse võidukäigule kaasa. Ja praegu vaadates seda, mis toimub läänemaailmas, Euroopas, aga ka Ameerikas, siis tahes tahtmata ütleksin, et see, mis kunagi oli, see kultuur, mis oli sadistlik, on niisugune vägivaldne, kolonialism, alistamine, vallutused, vallutussõjad, sadism. Nüüd on selle asemel mõnel pool tekkinud masohism. See on niisugune, nagu juudid räägivad self-hating Jew, ennast vihkav juut, selline kriitiline väljend. Euroopas on ka, on tunne nagu eurooplased väga tahaks endale tuhka pähe puistata ja rääkida sellest,
mõelda niimoodi, et kõiges, mis maailmas on halvasti, mida teevad halvasti seal, ütleme, mingid islamifanaatikud, mida tehakse Aafrikas ja mujal, see kõik on tegelikult meie eurooplaste süü ja meie valged inimesed on maailma ära rikkunud. Ja nüüd need, kes on meie tõttu kannatanud, me ei saa nendele pahased olla, sest nad võitlevad oma vabaduse eest ja teevad meile mingil määral tagasi, mis meile neile teinud olen. Mina küll tahaks öelda, et mina ei ole kuidagi viisi ei tunne ennast süüdlasena ei Lähis-Ida Kesk-Ida muslimite ega aafriklaste ees. Ma ei ole neid ekspluateerinud. Ma ei näe ka põhjust, miks ma peaks silma kinni pigistama selle ees, mida seal tehakse. Nende, ei tahaks öelda inimsuse vastased kuriteod, sest ma ei taha kasutada juriidilisi termineid, ma tahaks kasutada päris kirjanduslikke või lihtsaid inimkeele termineid, rääkida meeletust vägivallast, toorutsemisest, tapatalgudest ja muust selle taolisest. Mis praegu toimub seesama islamiriigi poolt vallutatud aladel. Ja ma ei ole lugenud, aga ühel mu tuttaval on see raamat ja ma olen tema retsensioone ja kokkuvõtteid lugenud. Nimelt oli ta Liibanoni päritolu kristlane Nassib Nicolas Talib. Tema on kirjutanud raamatu Mustast luigest. Kas see pealkiri oligi Musta luige teooria või? Aga idee on selles, et maailma ajalugu määravad asjad, mis on lausa põhimõtteliselt ettearvamatud, ootamatud väga mõjukad sündmused, mille hulgas ta toob ära näiteks selle New Yorgi 2 torni ründamise, Nõukogude Liidu kokkuvarisemise, kompuutri tekkimise sellisel kujul, nagu meie teda praegu tunneme. Ja ma arvan, et Talibil on kindlasti suurel määral õigus. Ja mis paneb kahtluse alla ka sellesama Stratfori poolt välja töötatud tulevikustsenaariumid, aga ka mitmed teised. Nimelt ma olen lugenud küll ühe raamatu läbi, see on George Friedmani Next 100 Years, järgmised 100 aastat. Friedman on väga hea kirjutaja, teda on väga huvitav lugeda, aga mida kaugemale ta oma ajaloo selle 100 aastaga jõuab, seda rohkem asi hakkab meenutama science fictionit. Lõpus tuleb seal mingi Jaapani ja Ameerika sõda, mida põhiliselt peetakse kosmoses. Aga see selleks. Aga ma arvan, et Friedman püüab just ekstrapoleerida praeguseid olukordi 100 aasta peale, aga ma arvan, et selle lähema, ma ei tea, kas 100 aasta, 10 aasta või paari aasta sees võib juhtuda midagi, mis midagi väga oluliselt maailmas muudab. Sest ajalugu ei ole lineaarne protsess ja ka Eestis on teenekaid mittelineaarsete süsteemide ja protsesside uurijaid. Võib-olla keegi neist kunagi heidab pilguga ajaloole ja vaatab sedasama Nassim Talibi, kes on majandusmatemaatik, nii et ilmselt silda ehitada ühest teiseni ei oleks mitte keeruline. Ja siin on niisugused lävinähtused olemas. Paistab, et kõik läheb normaalselt, nagu tädi Maali elab ja tegutseb, aga siis mingil hetkel juhtub üsna järsult. Jääb haigeks ja lõpuks ikkagi sureb ära ja võib-olla sureb paari päeva jooksul, aga võib-olla meil kiiremini. Ka surm on üldiselt selline järsk nähtus. Kuigi ei saa öelda, et ta oleks ootamatu või me
temaga ei arvestaks, vähemalt meil on põhimõtteliselt võimalus temaga arvestada. Nõukogude Liidu juhtkonnal ei olnud nähtavasti olemas stsenaariumi selleks puhuks, kui riik laguneb. Ja seda ei olnud ka läänemaailma teenekatel sovetoloogidel, rääkimata poliitikutest. Nii et see üllatus oli küllalt suur, kuigi nagu jällegi minu põlvkonna inimesed, me teame, et kas siis õlleklaasi või mingi muu klaasi taga me arutasime, et kas riik ikka, et asjad on ikka mingis mõttes nii hullud, et äkki kukub kokku, aga ta väga tõsiselt ka ei mõelnud. Ja meil ei olnud ju ka tookord ju tegelikke andmeid käes. Nii palju, kui me kuskil Moskva reisil mõne suure tehase direktoriga kokku sattudes kuulsime, mis tema rääkis, see pani kukalt kratsima. Ja mõtlema, et asjad on vist tõesti hullemad, kui isegi paistab. Aga tahes või tahtmata praegu kõik Eestis läheb ikka sinna Venemaa poole. Me mõtleme Venemaale, mis saab Venemaast ja mis saab meist, sest kuidagi me oleme ikka tahes või tahtmatult seotud geograafiaga, ajalooga või millega. Seesama Friedman ja tema meeskond on esitanud väga resoluutselt väite, et Venemaa löögijõudu, ütleme, sõjalist tugevust, võimalust maailma või lähiümbruse asjude käiku mõjutada, ei saa tuletada ainult sellest tema majanduslikust olukorrast. Et see on mõnikord olnud äärmiselt vilets ja pole Venemaal kunagi olnud päris hiilgav. Päris hiilgav oli ta natuke aega enne seda, kui ta kokku kukkus see riik. Enne esimest maailmasõda, siis kui asi tõesti läks väga jõudsalt paremuse poole, ka siin Eestis, osana Vene impeeriumist. Aga et Venemaa on suutnud mobiliseerida oma jõud ja oma eesmärgid ellu viia ka siis, kui majandus nagu näiliselt seda ei võimaldaks. Ja vist ka meie kunagisest elust on pärit see arutlus, või on see mingist Lääne raadiojaamast umbes seda, et aerodünaamika spetsialistid on välja arvutanud, et varblane ei saa lennata. Aga kuna varblane aerodünaamikat ei tunne, siis ta ikkagi lendab. Et niimoodi on Venemaaga ka. Nii et tuleb arvestada selle võimalusega. Siin vilksatas mõte, et mingi sõjaline avantüür on võimalik, ei ole välistatud. Ja ma ei tea, kas see, mida Eesti teeb praegu selleks puhuks, kas see suurendab meie julgeolekut või mitte, sest sisuliselt julgen ma öelda, et ega NATO ei valmistu kaitsma meid, vaid meie valmistume kaitsma NATO-t. Sest Eesti satuks selliselt tõepoolest, mitte eriti tõenäolisega, võta võimalik, konflikti puhul ju eesliinile. Kaotused oleksid väga suured. Ja kõige tõsisemad lahingud, mis Eesti pinnal viimasel sõjas peeti Sõrves. Ma olen Sõrve noores põlves jalgrattaga läbi sõitnud, kuidagi viis isegi mere äärde pääsnud läänerannikule. Ma ei tea, kas piirivalvuritel oli mingi joomavidu või midagi, igal juhul ma tõin sealt isegi mõne kive mererannast. Ja Sõrve, ma loodan, et see stsenaarium Eestis ei teostu, Sõrve stsenaarium, aga see on üks võimalus. Eesti julgeoleku jaoks, ja siin ma toetun oma kolleegile Valdur Mikitale. Teda natuke ümber öeldes ma ütleksin, et üks kõige tugevamaid meie rahva julgeoleku ja säilimise garantiisid on see, kui inimesed ei lase ununeda vanal talupoja tarkusel. Ka tervel talupoja mõistusel mitte looja minna. Vaid et me oskaksime niita vikatiga, saagida käsi saega, langetada puid sae ja kirvega,
ja teha kõiki neid asju, mida meie vanaisad ja vanavanaisad oskasid ja mida meie tänu Nõukogude viljastavatele tingimustele mingil määral ka veel oskame. Minu majandusdoktorit poeg näiteks on suurepärane vikatipinnija. Ja see on väga hea, et keegi peres seda asja oskab. Ma lasen temal seda teha, sest teeb seda paremini kui mina. Ja ka lehma lüpsmise oskus kuluks ära. Ühesõnaga, see maailm, mida Danilevski räägib, see etnograafiline pinnas, millest tsivilisatsioonid kasvavad. Kui midagi väga hullu juhtub, siis on väga hea, kui see pinnas on ette valmistatud, me saame sinna pehmelt maanduda. Teises maailmasõjas ja pärast seda, kui Nõukogude aladel, mis oli enne Nõukogude käes olnud, Ukraina, Valgevene ja osa Venemaad, kust ka üle käisid Saksa väed, seal oli ju meeletu nälg ja viletsus. Esimene lihtne vene inimene, siia tulnud vene inimene, keda ma Tallinnas kohtasin, kes oli ära tulnud, see oli vist Ukrainast ka. Ta rääkis, kuidas ta tuli ja miks ta tuli ja ütles, et seal vana räbaldunud mantli eest võidi sul nuka taga nuga selga lüüa ja see mantel ära võtta. Eesti elas ilma näljata üle, sest meil oli see pinnas olemas, nimetame seda siis etnograafiliseks või mitte. Meie inimesed oskasid maad harida, lehma lüpsta ja me saime kuidagi hakkama. Ja ma arvan, et minusuguseid oli väga palju, kes sõja ajal võeti ja viidi maale sugulaste juurde ja kitsas võis olla ja ebamugav, aga süüa oli, peavari oli. Ja ma arvan, et kui me räägime julgeolekust, siis nende Ameerika, kuidas neid nimetada, ratsarügementide kõrval, kes meil siin on, võiksime mõelda ka sellele oma etnograafilise pinnase ettevalmistamisele ja hoidmisele, et need oskused mitte kaduma ei läheks. Et noored inimesed ühel päeval, kui äkitselt enam kompuutrivõrgud ei tööta ja mobiilid ja võib-olla kaob ka elekter või muutub niimoodi väga piiratud ressursiks, et me teaksime, et saame hakkama ikka. Kaks jäävad siia arvatavasti liikmed. Me võime selle kaheni, sest järgmine teine koosolek, aga selle kaheni on nüüd, ma ei tea, Jaan, on sul täpne aeg. See on meil pool tundi meie kasutuses. Ma küsiksin tugevama õhkust kasutades praegu asja ise. Sa nimetasid Jared Diamond, kes on üks tautide viljakas autor ja ta on kirjutanud muuhulgas ka raamatu The Failed States, ehk siis läbikukkunud riik. Ja eelmine ettekandja Ardo Aasmäe pidas siin Somaaliat üheks näiteks. Ma mäletan, et Somaalia on tal üks musternäide seal. Mis seisnes selles, et kuigi ameeriklased läksid seal olukorda päästma, aga vana võim oli kukutatud. Ameeriklased said seal või kukutamisel, ameeriklased said kohe lüüa, teid väed ära, sajaks väike, eks ole, nad ei saanud teada, kellega nad sedivad, sest et kõik olid suguarv või hõimud või kuidas me, ühesõnaga riik kui selline oli peata ja ei olnudki midagi peale hakata. See on niisugune klassikaline lugu, sest muidu tihti kasutatakse seda väljendit ka niimoodi, et läbikukkunud riik, aga riik on edasi. Ja tegelikult ta eriti oma funktsiooniga ei täida. Aga nüüd miks ma seda räägin, need näited, mis olid siin enne jutuks näiteks Iraan, see jänkid afäär. Ja nüüd ilmselt on siis Afganistan, võib seda teed minna, saab näha, ei tea, äkki ei lähe. Aga mis on ka niisuguse puhta suguarulise struktuuriga ja mitte midagi,
kui riigivõim on, siis on väga vägivaldne, eks ole. Iraagis oleks ilmselt olnud kasulik. Teame me nüüd takkajärgi tarkus. Aga neid on hirmus nii palju neid läbi kukkunud riike tegelikult, mis võiks olla üks indikaator sellele, et midagi mäda on üle maakera. Oled sa selle koha pealt mõelnud, et kui nad läbi kukuvad nagu impeeriumid, eks ole, siis nad mädanevad või nad ilmselt. Aga praegu on tegemist selliste, kus võtavad siis võimuga siis mingid narkomehed või mõlemad pidi on, kui nad riiki juhivad ja kui nad ka ei juhi, aga tegelikult juhivad siis majandust. Et seal on üks niisugune uue aja tunnus, enne vallutati, nüüd mädanevad niisama või kuidas see on? See meenutab mulle jah, kui see riik kokku kukub, midagi selle asemel peab tekkima. Aga ega paljudes maailma piirkondades nagu ega niisugust riigivõimu väga tugevat pole olnudki. Seesama Afganistan ja seal nüüd suguharud suuresti elasid oma elu ja võib-olla vahepeal maksid mingeid makse ja vahepeal tulid need maksunõudjad siis ja natuke kõmmutasid püssi, aga siis läksid nad ära ja elati ikka vanamoodi edasi. Ja kas selline olukord saab tagasi tulla? Mõnel pool arvatavasti saab kuskil mägisel maal, see on samas Afganistanis võib-olla. Aga see meenutab mulle äkki midagi, mis jättis mulle sügava mulje, nimelt Püha Augustinus on kirjutanud seda, et mul ei ole täpset tsitaati, et mida muud on riik kui üks röövlijõuk, kes võtab enda kätte mingi ala ja hakkab sealt korjama makse ja alistab need inimesed ja ühesõnaga, kui ta peab ka seda kaitsma ja valvama. Ühesõnaga, Augustinus, kes oli nii sügavalt pettunud ja meeleheitel Rooma riigi kokkukukkumisest, mõtles natuke enda lohutuseks, aga tegelikult väga sügavmõtteliselt välja selle, et mis need riigid muud on, kui niisugused parasjagu vägivaldsed moodustised. Ma ei tea, kuivõrd härra Uljanov teadis Augustinuse teooriad, aga tema teooriad on umbes samasugused. Tema leidis, et tuleb üks uus röövlijõuk moodustada, mis vanad röövlid kõrvaldab ja siis edasi toimetab. Aga see selleks. Mul on väike küsimus ka. Teie näol on tegemist meil kindlasti Eestile kõige tuntumad kultuuritegelasega. Ja nüüd on küsimus ka, aga ma natuke räägin ette. See, mis puudutab, et kas vene kultuur on olemas või ei ole, nagu eelkõneleja siin rääkis, et ei pidanud olema. Mina olen olnud aspirantuuris Moskvas nõukogude ajal ja tunnen seda Moskva ja Peterburi ja seda õigusteadust väga hästi ja ma pean ütlema seda, et ma olen Tartu Ülikooli kaaskandik. See on nagu öö ja päev. Õigusteadus on kultuuri üks väga tugev osa. Ja nüüd, et kas niisugused heliloojad ja kirjanikud ja kunstnikud ja on ikka vene olemas olnud ja on siis kultuuriga tegemist või on? Aitäh! Tähendab, siin on nüüd kaks küsimust. Üks on see, kas vene kultuur on midagi, see, mida Danilevski ja teised vene rahvuslased ajavad, kas ta on midagi Euroopast täiesti erinevat omapärast või võiks ja peaks ta selliseks kujunema või on vene kultuur üks osa sellest läänemaailma kultuurist ja mina kaldun arvama seda viimast, aga loomulikult oma omapärad on tal olemas. Ja ma olen viimased paar aastat osalt tänu sellele, et e-raamatuid ja eriti venekeelseid on võimalik omavahel öeldes piraadi kombel alla laadida, siis olen ma lugenud seda vene kirjandust, mis ei olnud minu nooruses kätte saada. Ja ma olen sellest üsna vaimustuses, ma pean ütlema.
Ja no näiteks selline väga huvitav ajalooliste romaanide autor ja ka ajaloo filosoofilise raamatu autor Mark Aldanov, kellest oleks võinud ka rääkida midagi. Juhuse osa ajaloos on tema raamat. Pealkiri ei ole see, aga ja noh, ma ütleks, et vene kultuur ja ka tollase Vene impeeriumi vähemusrahvaste kultuur oli tohutus tõusus just enne esimest maailmasõda. No me teame, mis sellal oli Eestis, noor Eestid ja muud, aga see noor Eesti kasvas ju mingil määral ka selle Venemaa mõjudel, kui Douglas ja teised. Ja Venemaa ise sai impulsse Lääne-Euroopast, aga oli ka täiesti omapäraseid arenguid, seesama ütleme abstraktse kunsti Kandinski ja Malevitš ja muud asjad. Ma olen püüdnud kokku arvata, natuke pikalt lobisen sel teemal, ma tõesti viimasel ajal väga palju loen seda Vene emigrantide kirjandust ja muud. Mida Venemaa andis muule maailmale, see eelmise sajandi vahetuse Venemaa? Abstraktne kunst, ütleme siis, ja üldse väga huvitavaid kunstnikke. Tallinnas oli Filonov näiteks, Filonovi näitus, vapustav, täiesti erakordne kunstnik. Siis kirjanduse vallas. Ma ei hakka nimesid palju nimetama, aga need nimed on mõjutanud väga tugevasti ka Eesti kirjandust. Minu luuletajast lemmik on Georgi Ivanov, meie noorusest täiesti tundmatu, keelatud nimi, risti ja põiki. Muusikas Stravinski, Glazunov, Vene ballett vallutas maailma. Vene teaduses. Venemaal praktiliselt kujunes geobotaanika üks väga mõjuvõimas osa. Ökoloogia mingis mõttes. Mullateadus, Dokuchajev, ka praegu termin podzol on kasutusel rahvusvahelises terminoloogias. Peterburis alustas oma tegevust helikopteri ehitaja Sikorski. Peterburi ülikoolis sai hariduse Komi külapoiss Pitirim Sorokin, üks uue aja sotsioloogia kandvaid kujusid. Venemaal tekkis vene formalism, kirjandusteadus, ka keeleteaduses tehti väga olulisi asju. Matemaatikas, Markovi read, ühesõnaga Venemaa oli väga tugevas tõusus ja selleks oli vaja tõesti väga võimsat röövlijõuku Uljanovi, Trotski ja Stalini juhtimisel, kes suutis selle kõik suurelt jaolt ära nullida ja hävitada. Majandusteadlastes Kondratjevi tsüklid. Kondratjev lasti maha minu teada. Relatiivsusteooria meestest, kuna seda peeti idealistlikuks teooriaks, siis selle arendajad Friedman minu meelest, kes töötas välja mõned väga olulised lahendid üldrelatiivsusteooriale. Tema õnnestus surra noorena, aga tema õpilased minu meelest surid laagrites või lasti maha. Ja taheti ju Einsteini teooria ka kuulutada nii-öelda rahvavaenulikuks, idealistlikuks ja maha materdada. Ja sellest rääkis mulle Jaan Einasto, kellele oli rääkinud siis üks Moskva füüsik, see nimi nüüd, kes ka Tõraveres armastas käia. Tema oli olnud siis kabinetis tuumauuringute instituudi juhataja juures, kes see nüüd oligi, mitte Kapitsa. Aga see selleks, kellel oli parajasti telefonikõne Beeriaga ja siis ta kuulis, kuidas see mees, nimed ei tule mul meelde, vanaduse viga, oli öelnud Beeriale, kui nii, siis paneme poe kohe kinni. Zakrojem našu lavečku. Ja siis tänu sellele jäi Einstein ikkagi. Nii et võttis aega, aga hävitati ja
Minu jaoks on võib-olla kõige olulisem küsimus, kas Venemaal see kultuur suudab taastuda või on see hävitustöö olnud nii põhjalik, et ei suuda. No nii, palun. Nimi ka. Mati annab teile oma järjekorraga, eks ju, väheseid naisisikuid. Te tõstsid enam vähem hääle. Palun. Tulistuvat. Tugevama õigusega peaaegu, et võtsite mu küsimuse ära, et kuulates neid eelnevaid ettekandeid, lihtsalt mõte jooksis oma rada ja praegu SIP on alustanud niisuguse essee-konkursi, mille nimi on Mis on Eesti riigi mõte. Haapsalu konverentsil suletakse see ära ja siis hakatakse neid esseesid avaldama läbi aasta. Mis te arvate, äkki Eesti on hoopiski niisugune või eestlased on niisugune etnos, kelle ülesandeks ei olegi riiki ehitada? 2 korda on see lapsuke sündinud, väheks teinud ja siis tundub, et koguvad need kopsukesed kokku ja üks röövlijõuk võtabki teiselt röövlijõugult lihtsalt riigi üle. Ja võib-olla meie ülesandeks ongi see lehmalüpsmine ja vikati timmimine ja mingisuguse kultuurisamba hoidmine hoopis omal moel. Võib-olla see riigi ehitamine ei olegi meie etnose ülesanne. See meenutab mulle kas ma ise lapsepõlves ka kellegi suust kuulsin seda rahvas hõiskab kõigest väest, röövel päästis röövli käest. Kumma okupandi kohta see oli, aga käis mõlema kohta muidugi. See oli vist küll Saksa okupatsiooni ajal. Mitte hilisema anneksiooni ajal, sest minu jaoks need on ikka väga eri asjad. Aga see selleks. Ei Eesti riigi mõte, aga kui võimalus on, ei saa ju jäsuta seda kasutamata. Kui ei oleks seda riiki teinud, siis oleks mõned asjad ikka palju halvemad olnud. Kui oleks tookord jäänud Vene riigi külge, mis bolševike alla sattus, siis oleksime me elanud, venelastel on mingis mõttes õigus, sest nemad on muidugi kannatanud palju rohkem. Meie pääsime ära tänu sellele Eesti riigile. 37 aasta jäi Eestis olemata 38, kus näiteks selle Tveri Karjala autonoomia, enam-vähem terve eliit korjati kokku ja pisteti laagrisse ja hiljem, kes ellu jäi, tuli tagasi ka. Oma keelt enam rääkida ei julgenud. Ja võimalused tuleb ära kasutada ja selles on eestlased olnud kuidagi viisi väga leidlikud ja andekad. Ja praegune kurss, ma ei tea, mul on julgeolekupoliitika suhtes sügavaid kahtlusi, aga me oleme rongi peale ka maha hüpata, enam ei saa. Siin ei ole midagi teha. Aga see geopoliitiline asend on Eestil muidugi ikka üsna hull. Kunagi ma lugesin üle, ma ei vastuta täpse arvu eest, et kui palju siis minu kallist kodulinna Tartut on vallutatud ja vabastatud alates 13. sajandist, ma sain 15 korda. Ja keegi ei ütle, et neid kordi juurde ei tuleks. Aga selles mõttes peaks seda etnograafilist pinnast igaks juhuks ikka hoidma alles. Aga riik on, riigiga tuleb tegeleda, ega siis teda ei saa jätta. Võiks lootuseks lisada, et ega Euroopas näkkes maad ei ole, mida oleks üle tammitud kümneid korda. Mulle meeldib Portugal, teda ei ole. Nad käisid seal ja siis nad löödi välja ja siis tuli. Siis nad muidugi ise läksid mujal. Mati Jaani Pinginaaber opositsioonist. Mul on 2 küsimust. Üks tõutub sinu lausest, et Eesti valmistub kaitsema NATO-t ja selle lause tagamaast Artur Mikinga raamatus Lingvistiline mets, kus ühel leheküljel 92 umbes öeldakse, et võimaliku tuumasõja korral oleks Eesti olnud esimese ülivõimsa, võib-olla võimsaima tuumalöögi absoluutses epitsentris. Kogu NATO tuumaarsenal oleks, või mitte kogu, aga esimene löök oleks antud Eestile
nendel põhjustel, mida seal ka üles loeb. See oleks olnud vältimatu sõjaline loogika. Kas sulle ei tundu, et Eesti võib sattuda võt selle sinu lause põhjal ma seda küsin, et Eesti valmistub kaitsma NATO, kas sulle ei tundu, et Eesti võib vastu olla jälle samasuguses olukorras, ainult teisel pool rindejoon? See on üks küsimus. Ja teine küsimus on, kas Kuuba kriisil ja Ukraina kriisil on mingisuguseid ühiseid põhjendusi või nende seletusel on ühiseid põhjendusi sinu arvates, mitte just arvates, vaid sinu seisukohast. Tähendab, mina ei tea ja ega Valdur Mikita ka ei tea. Need andmed, kui nad on kättesaadavad, aga ma arvan, et osalt ei ole ka, kuidas neid tuumalööke planeeriti ja kuhu, aga on selge, et Paldiski oleks midagi saanud ja midagi oleks Tallinna lähedusse tulnud ja võib-olla väiksemad tuumalöögid oleks tulnud, kõik need võimalikud baasid. Tartu oleks ilmselt saanud väga kõvasti, kusjuures ma ei tea. Võib-olla näiteks Indrek Toome võiks teada, võib-olla keegi rääkis Tartu lenduritest või kellestki purjuspäi. Kas oli Tartus tuumarelv mingil ajal või ei olnud? Ma ei tea. Jutud on, et oli, aga see on kõik udune. Aga üks mu Ivo Iliste rääkis, et tema on kuulnud, et keegi väliseestlane, kes sattus Ameerikas ilmselt natuke selle tuumaplaneerimisega tegelema ja siis ta järsult loobus ja läks ära hoopis tsiviilalale, sest ta oli näinud neid samu plaane, kuhu midagi tuleks kukutada. Ma ei tea. Aga see Ukraina ja Kuuba kriis mingi sarnasus on, aga ma arvan, et kumbki pool ei ole tegelikult huvitatud suurest sõjalisest konfliktist ja ei ole selleks üldse valmis. Kuuba kriisi ajal mingil määral oldi valmis. Praegu ei olda. Kuigi kindralstaabid planeerivad igasuguseid asju. Ja teiselt poolt Ukraina ei ole läänele nii oluline kui Venemaale. Siin on teatav ebasümmeetria. Ma juba mainisin, mida siin mõned just nimelt Ameerika strateegilise analüüsi mehed väidavad, et Ukraina on Venemaale punane joon. Siis Kuuba oli Ameerikale muidugi. Aga paralleelid on. Mul on selline meenutus, andis prognoosi tulevikku, meenutus sellest koosolekut. Vanemuse suur auditoorium, 60 aastate peale sarnased küsimused. Kapinski ütleb, mis on Eesti kultuur, üks sütt. Ja seda tal on Ernits ütles, Eesti rahvas, mis on, see on Joonas vallakõhus. Ja hiljem oli suurt õiendamist, see oli see komisjoni mässulite koosolekust. Nüüd seal oli siis Joonas vallakõhus. Ernits kuidas nüüd olukord oleks, kas pääseb järgmised 35-40 aastat? Ega Eesti kohta eraldi mingit prognoosi anda ju ei saa, me oleme osa maailmasüsteemist ja selle tahame väga olla ja ikka oleme ka suuresti sellest Euroliiduga ja euroatlantilisest süsteemist. Need kõik oleneb sellest, mis selle süsteemiga juhtub. Aga Eestis konkreetselt ma ei tea, ma ei ole demograaf, aga need asjad muidugi panevad mõtlema. Väljaränne, sest Euroliit on teinud selle asja väga mugavaks. Saadusest üldse, kas on tulnud ka niisuguseid mõtteid
pööre üldse kogu selles sellises ajaloos olla või mitte olla. Ja et kui seni on võib-olla inimese olemuses mõistuse pool olnud see juhtiv, siis nüüd peaks hakkama tulema, tunne hakkab olema juhtiv. Ma ei ole asjatundja tunde ja mõistuse vahekordade klaarimises, aga siin on väga palju niisugust populaarset mõtlemist. Tegelikult Portugali ja Ameerika, nimetame teda vanamoodi neurofüsioloogiks, Antonio Damasio on näidanud väga ilusti, kuidas inimene, kellel on emotsioonid häiritud või oluliselt puuduvad, kaotab ka mõtlemisvõime. Ta ei suuda teha mingeid otsuseid. Nii et tegelikult tunded ja mõistus on ikkagi üks kompleks ja neid lahutada ei saa. Ja minu jaoks kõik jutt inimese mõistuspärasusest ja ratsionaalsusest, aga selle kõige all on alati mingisugune irratsionaalsus. Meile on antud evolutsiooni poolt suurepärane kompuuter, niisugune, mitte laptop, vaid headtop või kuidas öelda, kahe kõrva vahele. Aga see lahendab ülesandeid, mille annab meile igipõline organism, mille huvides on enese säilitamine, enese kehtestamine ja igasugused muud asjad. Järglaste saamine, instinktid ja kui vaadata, kui kavalalt meie mõistus töötab ja vahel neid tegelikke motiive maha salates sellega ikka sellesama eneseteostuse ja oma instinktide rahuldamise umbel. Mis on ainult muutunud, on võib-olla see, et võib-olla silmakirjalikkust on vähem tänapäeva maailmas mingis mõttes. Et mõned asjad, mis on seni olnud varjatud, seesama sekstööstus näiteks ja porno ja muu selline, ta on tulnud nagu avalikuks, varem oli ta väga varjatud. Gentlemanid ei näidanud välja, millega nad vabal ajal tegelevad. Praegu see on juba olemas, aga ei ole asjatundja. Nüüd on meil tõesti Marne Heidrik Toome ja siis on Finita. Ja esimene pool. Sina siis mõtled, et juhib see kompuuter, mis kõrvade vahel. Aga selle küsimuse peale ma tegin selle küsimus, mis ütlesid ka, et on antud välja härrasmehe poolt raamat, et 100 aasta pärast, mis saab. Aga nii, siin teine pool Narva jõge, kui siin pool Narva jõge, on ju meie sündivus alla 1,5 lapse paarikud, mis tähendab seda, et 3 põlve pärast on Euroopas 510 miljoni Euroopas sündinud inimesi, mitte rohkem kui 300 miljonit, kellest pooled on 60 pluss vanuses. Kuna maailma tühja kohta ei salli, siis tõenäoliselt Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast tuleb see 250-300 miljonit siin. Ja küsimus on selles, et mingit sõda mitte midagi ei ole vaja. Kui Euroopa liikumisele kultuuri kadumiseks või toimub 75-100 aasta jooksul lihtsalt invasiooniga täielik Euroopa klubi ja Euroopa häbi. Midagi muuta ei saa, sündivuse muuta. Siin on kaks asja. Üks on see, et Euroopas on tekkimas väga tugev ja väga niisugune isegi räige vastureaktsioon immigrantidele. Ja ei ole võimatu, et mõnel maal saavad need immigrantide vastased jõud ülekaalu ja immigrante hakatakse küüditama. See ei ole üldse võimatu ja praegu on ikkagi põliseurooplaste käes on jäme ots ja kõik jõustruktuurid on nende käes. Aga teine asi on see, et võib-olla inimesed muutuvad üldse ülearuseks kuskil 100 aasta pärast. Kõik töö, mida praegu tehakse, teevad ära robotid. Ja eks siis, ma ei tea, kuidas see maksusüsteem siis saab olema, kas roboteid maksustatakse, need maksavad tulumaksu või maksavad nad siis seda added value tax
kui nendele mingisugust õli ja muud asja on vaja või informatsiooni, et siis aga see on nüüd niisugune natuke aimatav, aga siiski üks must luik. Me ei tea, mis sellega saab. No nii, ja nüüd Indrek Saame lõpetab. Minu jaoks Jaan oleks alati väga huvitav mõtleja ja alati see on kirjalikult huviga lugenud. Ma tuleksin tagasi selle meie tänase teema juurde. Kuidas sa suhtud sellesse, et läbi ajaloo on tsivilisatsioonide kokkuvõtva võitlus täna mõjutamas meie geopoliitilist olukorda. Tähendab, minu jaoks on täiesti selge, et tsivilisatsioon on mitmeid olnud läbi ajaloo, mõni on kadunud, aga neid mitmeid on praegu elus tervise juures võitlevad selle eest, et saada võidu. Kristlik tsivilisatsioon, euroopalik tsivilisatsioon. Ma tahtsin öelda, et see tahab õpetada kõiki teisi ja arvata, et nemad on ainuõiged ja need võitlevad ateistid tahavad siis seda kogu maailma. Ja seda näitab meil Lähis-Ida, näitavad teised kohad siin maailmas läbi järjest ajaliselt. Aga kuidas sa hindad tema tänast mõju tsivilisatsiooni kokkuvõrjel? Oled sa teiega nõus, et nad võitlevad maailma geopoliitika? Et see lääne tsivilisatsiooni praegune mõju maailmas. No, see mõju on muutunud. Peaks olema tolerantsed. Vastupidi, no mingil määral on lääs olnud tolerantne ja isegi supertolerantne. Ma mäletan ühte Damaskuse ülikooli professorit, kes rääkis väga kirglikult ja pani eurooplastele pahaks seda, et nad on selle kultuuri relativismiga läinud liiga kaugele ja ütles umbes seda, et meil islamimaailmas oleks vaja oma Voltaire'i. Meil oleks vaja sellist reformatsiooni vanameelsuse vastu. Aga et teie filosoofid ja teised räägivad, et teil seal on islamikultuur, teil on kõik teistmoodi. See ei ole üldse halvem, see on lihtsalt teistmoodi. Ja see araablane rääkis nii kirglikult seda, et see ei ole õige. Me tahame ka saada võidelda vaimse vabaduse eest ja üldse vabaduse eest niimoodi. Et see mõju ikkagi on olemas, aga praegu on tekkinud islamimaailmas väga tugev vastureaktsioon. Aga mind huvitab väga see, mis toimub Iraanis lõppude lõpuks. Kas Iraanis see noorem ja nimetame teda läänemeelseks põlvkond saab lõpuks jämeda otsa enda kätte või ei saa. Ja kui saab, siis muidugi muutub midagi väga tõsiselt. Ja eestlased, kes on seal käinud, ütlevad, et mulje on umbes nii nagu Nõukogude Eestis. Inimesed väga sõbralikud ütlevad, oi, et ärge te mõelge, et meie nii mõtleme nagu see valitsus seal, et meie need on niisugused vanameelsed tagurlased ja meie tahame teiega hästi läbi saada. No umbes niisugune rohujuure tasandil, nagu praegu on moeks öelda, niisugune teatav valitsuse vastasus ja läänemeelsus. Kui laialt see on levinud, ma ei tea, aga paistab, et ikkagi on küll. No nii, nüüd on aplausi koht.